Mis on üks asi, mida hea ja hoolas metsaomanik ja metsamajandaja kindlasti teeb? Ma arvan, et ta mõtleb tuleviku peale ja mõtleb selle peale, et mis temast nagu peale tema tegutsemist maha jääb. Ja, ja, ja kui see pilt jääb parem, kui see kunagi oli, siis ma arvan, et iga metsaomanik võib rahul olla oma tegevusega. No kindlasti teeb ta tööd seal väga palju ja kõik tööd, mis ta teeb, peaks olema nagu läbi mõtestatud ja mõeldud, et miks ta seda teeb, et mis on nagu eesmärk. Hea ja hoolas metsaomanik peab kindlasti oma metsa eest hoolt kandma, et see ei ole nagu lühikeses perspektiivis, see ei ole kindlasti äri, et sa pead seda vaatama ja kasvama koos selle metsaga. Sa pead teda puhastama, sa pead teda harvendama, sa pead teda veed tal laskma ära. Kindlasti teeb ta seda, et kui ta kuskilt midagi maha võtab, mõne puu, et siis tuleks see taastada. Tuleb noored puud asemele istutada. Metsaomanike majandaja käib regulaarselt oma metsas, hoiab silma peal ja kui on vaja hooldada, siis kohe hooldab, teeb regulaarselt metsakavasid, vaatab, kui on praht metsas, korjab ülesse. Minu meelest ta peaks ikkagi oma metsa külastama, kui on väga kaugel, siis võib-olla paar korda aastas ikkagi. Metsal peabki silma peal hoida. See on juba algusest saadik. No jälgida metsa arengut, tema kasvamist, mis töid on vaja õiges järjekorras teha, istutamise tööd, ja kes seda teostab, kui see ei oska. Ja ka teada, õppida veel ka teistelt metsaühistul, näiteks ma olen metsaühistu liige, ka sealt teadmisi saada veel täiendavalt. No, ma arvan, et esmajärjekorras on oluline hinnata oma metsa, mis seisukorras ta on ja vastavalt sellele siis oma edasist tegevust planeerida. Et on ta ka hästi selle metsaga, võib-olla ei pea midagi tegema, on tal mingid probleemid, et see tuleb kõigepealt selgeks saada, sealt kõik hakkab. Minu nägemus on, et metsa tuleks majandada niimoodi, et see oleks esiteks jätkusuutlik ja et seda jääks majandada nii järeltulevale põlvele, seal juures siis kõik istutamised ja metsa hooldamised. Ja samas ka kindlasti metsa tuleb majandada niimoodi, et sellest oleks kõigile kasu. Et ta on nagu natuke nagu sarnane inimorganismi või loomaga, et sa pead ta käest hoolt kandma kogu aeg, et tal on omad funktsioonid versus inimestega, aga sellised elementaarsed asjad sa pead tast hoolt kandma ja siis ta annab ka sulle tagasi. Nüüd on põhiline hooldamine. Nüüd on noorendike hooldamine. Nüüd hooldad noorendikke ja kasvatad ja käid vaatamas. Hoolas metsaomanik, metsamajandaja teeb kindlasti seda, et kui midagi metsast võtab, siis ta seda kindlasti ka tagasi istutab või paneb. Ja teine asi on kindlasti see, et ta hoolitseb oma metsa eest samamoodi nagu oma lähedaste eest. Ikkagi ravib teda vajadusel, hooldab ja lihtsalt hoiab talle silma peal. Sest asja on kindlasti väga raske on sõnadesse panna. Eks seda on pigem näidata, kuidas majandada, mitte rääkida. Hoolib oma metsast nagu oma tervisest. Hea metsaomaniku põhimõte peaks kindlasti see olema, et kui võtad midagi metsast, siis anna sinna ka tagasi. Ja kindlasti iga-aastane metsahooldus oleks siis põhilised asjad. Ja alati pead nägema siis, mis juhtub selle metsaga 10, 20 ja 30 aasta pärast. Hea on, kui on see visuaalne pilt olemas ja teadmine, mis selle metsaga juhtub. Et ei teeks valesi otsuseid. See on nagu põhiline. Hoolima oma metsast. Jah, metsa tuleks ikkagi hooldada ja hoolida oma metsast, jah. Minu jaoks on kindlasti see hea metsamajandaja ja üldsegi metsamees, kes rajab uue metsapõlve ja kasvatab selle üles nii-öelda järgmisele põlvkonnale. Et metsamees hakkab metsakasvatusest ja metsaistutusest. Mets on minule ja mina olen metsale. Ja mets kiidab selle eest mind.
lihtsalt üritab hea peremehelikult majandada, et mitte ainult raiuda, vaid ongi vaja, kui on vaja istutada, siis istutada, kui on vaja hooldada, siis hooldada. Ja siis samatmoodi, kui aeg-ajalt küsida ka ikkagi ekspertide nõu, et mis nemad arvavad, on ju. Ja tunda rõõmu sellest, mis sa oled oma kätetööst, eks ole. Ma tunnen sellest suurt rõõmu. Seda tuleb ju põlvest põlve edasi anda ja teha nii, kuidas sulle õige tundub. Mitte võib-olla, kuidas teised sulle ütlevad. Nii lihtne see ongi minu meelest, et ega siin muud ei ole.